Tere tulemast! Ja kohe alguses küsin, mida see tegelikult tähendab, kui me ütleme, et oleme kuskil keskel? Tihtikäele me mõtleme, et see on paigalseis. Aga tegelikult mõnikord on see kõige dünaamilisem koht üldse. Täna harutame lahti ühe loo, mis on peidetud ühte ainusse sõnasse. See on lugu tasakaalust ja üleminekust. Nii, alustamegi kohe ühe väga otsekohese küsimusega. Mõtle korraks, kus sa praegu elus oled? Kas sa tunned, et oled millegi täiesti uue lävel? Või on tunne, et oled hoopis jõudmas ühe peatüki lõppu? Või oled sa hoopis seal kuskil vahepeal, selles natuke tabamatus keskkohas? See pole ju lihtsalt mingi punkt kahe otsa vahel, eks? See on hoopis omaette seisund. Ja just siit meie tänane lugu alguse saabki. Okei, lähme siis asja juurde. Esimene osa. Tegelane, kes on kinni vahepeal. Saame tuttavaks meie loo peategelasega, tegelaskujuga nimega S, kes on sattunud, ütleme nii, et ühte väga kummalise kohta. Kujuta seda pilti endal ette, eks? Lõputu koridor. Ei ühtegi ust, ei ühtegi akent. Ühele poole vaatates on täielik läbitungimatu pimedus. Teisel pool aga ere lausa pimestav valgus. Ja meie seisab seal täpselt nende kahel juu piiril. Liikumatult. Justkui ei suudaks liikuda ei ühele ega teisele poole. Ja siis, keset seda vaikust, sosistab Salla aja ühe ainsa sõna. Sredina. See on serbia keeles keskkoht. Ja just see sõna, see ongi kogu selle loo keskne mõistatus, mida me hakkame lahti arutama. Okei, teine osa. Pendli saladus. Essi teekond läheb edasi. See koridor haihtub ja asemele ilmub midagi hoopis muud. Üks uus ja väga rütmiline sümbol. Si leiabki end nüüd ruumist ja selle keskel kiigub üks hiiglasik pendel. Ja siis kostub ruumis Kaja, see nähtamatu teejuhi hääle nimega Saa esimene sõnum. Ja see hääl, SA, ütleb ainult ühe numbri. 5. Ja mis veel huvitavam, see sama number on graveeritud ka pendli enda peale. Mis see küll tähendada võiks? Ja siis hääl jätkab kuulutades, 5 on keskpunkt, 5 on keset. Okei, esimene vihja on antud, aga mida see tegelikult tähendab? Ja nüüd 3. osa. Siit läheb asi põnevaks. See on loo pöördepunkt, kus üks lihtne sõna paljastab midagi palju-palju sügavamat ja kõik saab alguse ühest salapärasest peegeldusest. Siit ilmub uus kuju nimega Tiina, aga asi on selles, et ta pole päriselt seal. Ta on justkui eeterlik peegeldus, midagi tabamatut. Ja nüüd tulebki see kõige olulisem hetk, see loo murdepunkt. Tiina ütleb, kes on diinamikas. Kuulsid seda? See on sõnamäng, see ongi see võdi, saladus, mis oli tegelikult kogu aeg otse meie nina all peidus. Ja siin see ongi, mõistatuse lahendus lausa visuaalselt meie ees. Serbiadel on sõna keskkoht, SREDINIA, peidab endas nime Tiina, mis sümboliseerib dünaamikat. Nii et mida me sellest järeldame? Keskkoht ei olegi staatiline, see ongi liikumine ise. Okei, 4. osa. Hetk, mitte koht. Aga mida see dünaamiline keskpunkt siis päriselt tähendab? See uus arusaam, see paneb proovile kõik, mida me tavaliselt ajast ja ruumist arvame. Vaata nüüd seda pendlit. See on justkui kell. Loogiline oleks, et öö keskpunkt on südaöö, eks? Aga pendel näitab kella 11 ja ikkagi kinnitab see teejuhi hääl. Ikka veel keskel. See näitab meile, et see idee täiuslikust matemaatilisest keskmest, see ei pruugi alati paika pidada. Ja see illustreeribki seda suurt muutust Essi mõttemaailmas. Varem oli idee, et keskkoht on mingi kindel paik, täpne tsenter, kus oled lihtsalt kinni. Aga nüüd, uus ilmutus on see, et keskkoht on hoopis voolav hetk. See on tasakaalupunkt, see on ülemineku seisund. Ja see ongi asja tuum, eks. Keskkoht ei tähenda eraldatust vastanditest, vaid just nende integreerimist. See on tasakaal. See on hetk, kus pimedus ja valgus kohtuvad ja sulanduvad üheks. Ja olemegi jõudnud viimase osani. Keskkoht on läbipääs. Selle uue tarkuse valguses jõuab Essi teekond oma lõpplahenduseni ja me saame teada, mis on selle keskkoha tegelik eesmärk. Ja lõpuks, see sisemine muutus, mis Essis toimub, peegeldub ka teda ümbritsevas maailmas. See lõputu koridor, mis sümboliseeris paigalseisu, see muutub teeks.
ja see tee ei vii kuhugi pimedusse, vaid päikeselisele aasale. S astub sellele teele, jättes vana ruumi selja taha. Ja siin ongi selle allegooria kõige tähtsam sõnum, mida Tiina lausub peegelduselt ühel hommikusel kastepiisal, kes koht on läbipääs. Mõtle sellele. See pole sihtpunkt ega lõks, see on värav. See on üleminek, millegi uue algusesse. Ja siin me näemegi Essi lõpuks muutununa. Ta ei ole enam kinni, ta naerav ja ütleb lihtsalt uude. Ta astub rõõmsalt uude algusesse, sest ta mõistab, et see vahepeal olemine oligi tegelikult vajalik etapp edasiliikumiseks. Ja nüüd pöörame selle küsimuse tagasi sinule. Kui see hetk või koht, kus sa praegu oled, polegi tegelikult lõpp-punkt, vaid ongi see läbipääs, siis mõtle korraks, kuhu oled sina teel. Aitäh, et kaasa mõtlesid!